mina, täitsa tavaline väikeline poiss, Tõnis, kutsun teid ülesse, on aeg muuta oma mõtlemist, aitab sellest vanaviisi mõtlemisest ja kastid kaotame ära, need ei ole üldse vaja. Nüüd hakkab uus elu, kastivaba elu, pakendivaba elu, 100% pakendivaba elu algab siit. Ja selle jaoks, et uutmoodi mõelda, on vaja teil uusi tööriistu ja need tööriistad täna saategi, on vaja uusi mõtlemistööriistu, uusi tegutsemistööriistu, on vaja uusi power-up tööriistu. Et ainus kast, mis teil alles jääb, mida ma teie kätte usaldan, on power-up tööriistakast, selle täna saategi. Ja lihtsalt täpsustus huvides ma täpsustan kohe, et ei oleks niimoodi nagu koertega, et ütlen koer ja igal ühel tekib pähe oma pilt koerast, eks ole, kellel tekib tšau-tšau, kellel tekib rottweiler, kellel tekib lihtsalt mingi suvaline läsakas või lässi. Et see kast on täpselt nii suur, nii kõrge, ta musta oranži kirju, siin peal on sellised 2 pisikest oranži kaant, kui need teed lahti, sinna sisse mahud pisikesed asjad nagu näiteks kruvid või tüüblid või midagi muud sellist. Kui kinni tagasi, saad teha selle metallise klõpsu lahti, saad teha suure kaane lahti, väiksed asjad ei kuku sealt välja ja väiksed saad. Ja siis alguses mulje, et selle kastil nagu ei olegi sügavust, et väljas paistab nii suur, sees paistab nii suur, tegelikult seal peal on üks pisikene kandik, kui selle võtad ära, saad redeli otsas midagi teha, et sa ei pea terve kast sinna redeli otsa vedama, eks ole. Ja siis tegelikult on seal sügavus küll, sinna sisse mahub näiteks nihkaliiber, nurgik, töökindad, mõõdulint, haamer, kruvikeera, kõik sellised asjad mahuvad ära, kui tuled redeli otsast tagasi, võid panna selle kandiku sinna peale tagasi ja kaane kinni tagasi, metallise klõpsu kinni tagasi. Ja muidugi olgu öelda, et selle metallise klõpsu juures on olemas ka muidugi tabaluku kohta, kui sa tahad, et keegi sinu asju ära viiks. Aga kui sa oled näiteks ehitusmees, sul on ööseks jätad autosse asjad, sul on näiteks Berlingo või Peugeot partner TP, eks ole, lähed sinna, parast tuleb sinna, vaatab, ohoo, siin on ju ehitustöömehe kast, lööb akna sisse, võtab selle kasti ära, läheb minema hommikul, vaatad, ohoo, aken on sisse löödud, kast on ära viidud, helistad politseisse, politsei tuleb kohale, ütleb, tööle oled hiljaks jäänud, aga mis me saame teha, kui sul kasti peale oled ikka kirjas, et ehitusmees 5, 3, 6, 6, 7, 8, 18, Kalev, eks ole, et siis me ei saa midagi teha, sa võid minna kas või Balti jaama turule selle otsima, aga Balti jaama turgu praegu ehitatakse, nii et sa kastist oled ilma nii. Ja ma täpselt samasuguse kasti täna saategi. Täpselt, te lähete täna siit välja nagu A-rühm kinnisest kuurist. Tuulitud autoga lähete läbi seina minema, te lähete läbi uksepiitadega lähete kohe siit majast välja. Te lähete läbi põranda, lähete riidehoidu, te mõtlete, miks, et ilma on ju lihtsamaks, repist saab kirmi. Ei, sest te võite minna lihtsalt, sest te olete võimeliseks selleks. Usku mind, me suudame olla ise oma alguse juures, me suudame olla ise muutus alguses. Inimesed, kui me seda piisavalt tahame, on kõik võimalik. Paratamatust ei ole olemas ja see ei ole siin mingi unistus, vaid see on kindel plaan. Kui me suudame oma eesmärki kuulutada, siis me suudame sellega saavutada. Ja kuulge, see siin ei ole mingi teatrietendus. See siin täna õhtul on uuesti sünd. See on power up. Jätke meelde, siin maailmas kehtib ainult üks kindel reegel. Miinusmärk sulu ees muudab märgi sulu sees.